daamid ja härjad, see siin on Arnold Oksma podcast show. Tere teile kõigile, Arnold siinpool. Pole ammu siin podcasti kanalil minust midagi kuulda olnud. No andke andeks, liiga ilus suvi oli lihtsalt. No vaadake seda ilma, see kestab ju siiamaani, täpselt nagu jaanipäeval. Pühad on möödas ja soovin teile kõigile head vana-aasta lõppu. Meil on ka uus stuudiokujundus, millel on õla alla pannud anderneon.eu. Tänaseks saate külaliseks on Marko Tasane isiklikult. Nautige saadet! Tere teile kõigile, siin doktor Arnold Oksma isiklikult. Mul on hea meel, et olete vaatama tulnud minu podcast show'd. Miks sa oled selline? Kui te mu podcasti vaatate, siis ekraanil on näha mind ja saatekülalist. Aga tegelikult on meil stuudios üks inimene alati rohkem. Kaamerakangide nuppude taga on vaikiv kaval rebane. Aga kuna meie saatekülaliseks on täna Marko Tasane, keda sina tead juba vist aastakümneid, siis kas aitad tänast saadet mul palun teha? No vaatame seda asja, jah. Nagu mainisin, on meil siin ka stuudio dekoratsioon. Vaadake siia seinale, missugune neoonvalgus. Te küsite, kus ma selle sain? Kava rebane tellis selle anderneon.eu-st. Kõik on tore ja vahva, aga kus on meie saatekülaline? Marko! Seal sa tuledki, tere Marko! Siin ta ongi meie tänase saate suur külaline, kaua oodatud, keda terve Eesti teab, strippar Marko Tasane. Tere, tere! Väga meeldiv on teie kõigiga kohtuda. Ma näen, et teid on väga palju ja teid tuleb muudku juurde. Hea meel siin saatesse kutsuda ja kuna see on aastalõpu saade, siis mul on hea meel, et just sina oled selle saate viimaseks külaliseks. Kuidas sul on läinud ja kuidas üldse Tallinna jõudsid? No Tallinna kandis ma olen nüüd seekord juba praktiliselt 3. päev. Mul tekkisid ühed esinemised. Esimene esinemine oli nüüd Tabasalus, see oli laupäeval. Siis ma otsustasin Tartu tagasi minna. Ja nüüd ma olen 2 päeva järjest Tallinnas, et eile oli väga kihvt selline, kus ma aitasin korraldada pulma. No tegelikult alguses ma pabistasin veits üle, aga ei ole üldse probleeme. Mina aitasin siis korraldada, mis aitasin? Ma olin seal mängude korraldaja, kes siis, nagu paljud teavad, mul on sellised stiiled paberitükkidele kirjutatakse siis teema peale. Ja see oli üks asi. Ja siis oli niimoodi, et ma laulsin 3 laulu ja kuna see neiu elab praegu Austraalias oma mehega, siis ta mäletas minu neid vanemaid hitte. Siis Bravuuritar ja Keisha, aga need on mul kõik paraku YouTube'is. Sinu muusikavideod. Need on nüüd, et neid ei ole mul nagu nii-öelda, mul ei ole neid taustasid enam olemas. Ja siis ma õpetasin neile ka võrgutavaid tantse ja läks päris kaua. Ja muideks esines ka Nordica, kes on meie kuulus drag queen. Et üldiselt sai hakkama ja siis täna on mul ka üks esinemine Tallinnas, jõulupidu. Ja tegelikult see kõlab väga glamuurselt, aga on ka sellised aeg olnud, kui ei ole 2 nädalat absoluutselt mingit esinemist. Et see ei ole nüüd nii, et kogu aeg on, et absoluutselt mitte. Et see on nii, et kui nad tulevad korraga, siis korraga. See on väga vahva, et sul oli Marko tule nädalalõpp. Nüüd kaevumegi sinu lapsepõlve minevikku. Kuidas artistiks sa said? Kas sinu vaaremadest isadest on olnud ka artiste, lauljad või kunstnikke? Seda ei ole küsitud varem, et ma ei teagi. Ega ma enda sugulasi väga ei tea. Et üldiselt ega vist ei olegi. Et see juhtus äkitselt. See juhtus kõik väga äkitselt. Et lihtsalt olin Atlantises ja aastal 98 ja siis pakuti mulle strippari ametit Soomes.
ja alguses ma mõtlesin muidugi, et ma ei võta seda vastu, aga siis käidi peale ja võtsin vastu, ma olin Soomes praktiliselt 1,5 aastat tööl. Et meil oli siis selline grupp nagu Housud Boys, rühme. Ja sellised gruppe oli siis 2 tükki. Ja sealt see nagu alguse sai, et ma ei tea, et see nagu, et mul oleks nagu sellised ema. Minu arust tal mingit artistiannet nagu küll ei ole, tädil oli mingi huumor, tädi on mul olemas küll, aga ta on Soomes. Ma ei ole teda näinud 12 aastat. Ausalt ei teagi, kus see on tulnud. Ega ma ei pea ennast otseselt artistiks, aga kuna mingi teenistus on, ju ma siis ikka mingi artist olen. Et ikka rahvas nagu tahab, eks ole. Et kui ma oleks kodus istuks niimoodi, siis ma ei oleks. Et eks, ja ma saan ennast pidada küll, ja, artistiks selles mõttes. Aga ma tõesti ei tea, kes on veel olnud sellise suure andega, nagu mina. Oled sa ka muid ameteid pidanud? Jaa. Ma olen õppinud K2 kunagi, vastu enda tahtmist siis 3 aastat. Ma ei osanud kuskile minna, ma olin 16 ja ma ei osanud kuskile edasi minna. Ja siis vanam ütles, et ikkagi võiksid nagu millegagi tegeleda, mis ikka kõht on täis kogu aeg ja ongi. Ja siis 3 aastat, see on üldse kerge, et ma pidin hommiku kell 6 üles tõusma, supid, põhiliselt 30 inimesele. Ja. Seljankasupi tegemine oli eriti raske, seal oli ju sibulat vaja hakkida, 4 kilo vahepeal, kuna see oli söökla. Muidugi. Ja tegelikult vanasti käis inimesi rohkem, kui praegu. Inimesed olid vist vanasti rikkamad, mul tuleb välja. Aga no tegelikult oli selline söökla ikkagi. Ja, see oli väga moes. Ja, aga lihtsalt, et mul oli siis sibula koorimiseks oli mul palgatud üks nõudepesija, kuna ma lihtsalt silmad on mul tundlikud. Ja see oligi niimoodi, et olin seal ära. Tegelikult 4 aastat peaaegu olin siis kokk nagu. Et peale sellist ärkam või peale pidu oli väga raske minna sinna, kui sa olid 2 tundi maganud. No muidugi. Ja siis veel trenni ka ja siis ma läksin kunstikooli modelliks aastal 95, mille siis vanaema vaatas kuskilt ajalehest, et modell, siis mul mingi keha oli juba olemas, ma ütlesin, et võiks ju minna, aga ma ei saanud üldse aru, mida tähendab kunstikooli modell, absoluutselt. Ja oligi niimoodi, et siis sain ma seda teada, 30 õpilast joonistavad mind ja mina olin akt, esimesed 3 aastat ma olin akt, et täiesti alasti. Et mina, kes ei ole siis isegi käinud rannas, ühisrannas ennem, ma lihtsalt häbenesin, et jalad on peenikesed võib-olla, ja siis äkki ma olen 30 inimese eest, palun, vaadake mind. Alasti. Jaa, et see oli, aga esimesed 3 päeva oli päris raske, aga ma harjusin ära ja ma olin 12 aastat seal. Ma olin 12 aastat kunstikoolides modell. See on päris pikk aeg. Jaa, et talvel oli vahepeal väga külm, sellepärast, et mõnes Kivitänava majas oli 8 kraadi sooja ainult, kuna aktaklaasid olid puruks löödud ja oli kasvuhoonekile. Ja siis õpetaja Jaan Luik ütles, et Marko, eelmine tund sa olid natukene teistmoodi. Sa mõtlesid, et muidugi ma olen teistmoodi, vabandage väga, kui teil on siin ainult 8 kraadi sooja. Muidugi olin ma. Aga kui sa olid ka aktimodell, kas nagu mulgi hommikuti läks ka nagu kõvaks, et juhtus nagu sellist asja või nii? Ja ma olen nii professionaal, et ei läinud, aga ma tean, et teistes klassiruumides läks ja millegipärast modellid minestasid sellel ajal. Ja et üks vanem ära kukkus kohe kolksti ja siis mingi neiu kukkus ja et ma ei tea, mis tal seal siis toimus, kas on mingi hirm või siis need veresooned kiilusid kinni. Et mine sa tea, aga seal sai nalja. Ja ühesõnaga seal käis rohkem minu rahvas. Sellised boheemlased, ma sain omale väga palju tutvusi sealt. Ja mõnega siiamaani veel suhtlen. Selles mõttes, et seal oli ju ka kunstnik Kiva, kes siis alati hilines. Sinna tulin selline ja siis siiamaani tunnen teda. Kas aga ka peale joonistamist keegi ühendust võttis ja tahtis peale tunde ka su keha nagu näha või puudutada? Vot sellised küll ei olnud, et tähendab,
no mõningad afterpartid olid ikka, aga mitte nagu otseselt selles mastis, et inimestel olid enda tegemised, aga peod olid tohutud. Peod olid sellel ajal ikkagi tohutud, et nagu kutsusin Erootilised. ja kehamaalingud, kutsusin kunstikooli inimesi siis. Inimesed julgesid näidata ja sellel ajal, jah. Nagu oli ju Nightman, kui me mäletame sind, sa olid ju tantsisid, et kas seal sa tegidki endale vist suurem osa oma nimest, ma arvan nii Nightmanist, et seal ikka kõik said kuulda, et sa oled Marko Tasane, kuna sa tantsisid ju ikka päris kaua seal. No see oli rohkem nagu ikkagi selline mitte nii avalik klubi, et kinnine, aga no ikkagi. Tegelikult mul see nimi tuli ka aastal 2003 välja nagu siis, alles. Kui mina hakkasin ka karjääri omal ajal Eestis tegema. Ja, et siis alles. Et sinna mis sa esimese palga eest ostsid endale? Kui sul oli töökoht, ma mõtlen. Ma olingi kunstikooli modellina, ega sa seal midagi osta ei saanudki, et söögiraha ei kulunud, kuna ma siin vanama juures käisin söömas, sellepärast temal oli ka toit tasuta, kuna ta oli toitlustus tööl. Ja tegelikult toit oli vanasti väga odav. Praegu on luksus, on ju, aga sellel ajal oli väga odav. Et eks ma ostsin, muidugi ma tean, mida ma ostsin. Ma ostsin ühe kuldsõrmuse sellise oonixkiviga. Seda mul enam ei ole, aga ta oli tegelikult päris kallis, ta oli Soome oma, selline Lapoonia kulda või kuidas neid kutsutakse. See oli minu esimene ost. Kuldsõrmus. Et praegu mul on selline peaaegu samasugune. See on väga stiilne, ma juba vaatan mitmed kordi. Kui sa esined, siis see kivi sätendab, jääb silma. Sätendavad siin, aga üldiselt ega seal midagi osta ei saanudki, see kunstikooli palk oli väga pisike ja siis õpetaja Jaan Luik, kes mind seal nii-öelda omistas või niimoodi, tema siis unustas modellilehe alati õigel ajal viimata. Ja see tähendas seda, et ma sain siis palga mõnikord siis alles kuu aja pärast kätte ja ma olin päris vihane tegelikult. Inimestele tegin välja peopileteid ja ma olin ju selline gentleman, et Soomes hakkasin midagi juba teenima. Aga Soomes oli meil ka otse loomulikult siis selline manager ja siis tema võttis ka päris suure osa ära. Aga jaa. Et kui sa tulid nüüd Eestisse tagasi faktiliselt tühjusesse, et kas sa pidid siin Eestis hakkama oma karjääri uuesti üles ehitama, et kui raske see tegelikult sinu jaoks oli? Ma mõtlesin, et nüüd on kõik sellega. Selles mõttes, et mind ei teadnud ju siin keegi. Aga ilmselt siis kõlakad käisid kuskilt, et mul oli toona lauatelefon helises ja helistas üks Jüri. Ja siis tema ütles, et kas te sooviksite tööd Viineri tänaval? Ma vist juba aimasin, millist klubi ta mulle pakub. See oli siis Nightmani klubi, mis asus tegelikult Viineri tänaval ja otse loomulikult ma võtsin selle vastu. Ma olin seal korra muideks juba käinud, kutsuti peale Vibe'i. See oli selline, praktiliselt oli see kinnine klubi, aga seal oli nagu tegelikult väga tugev face control ja siis peod olid seal kuni kella 6-ni, seal käis siis Eesti staaride paraad nii-öelda käis ja seal ma olin siis 3 aastat puuritantsija. Hämmastab täitsa. Ja siis see klubi läks kinni millegi pärast. Ma ei tea, miks seal oli selline menu oli, et ma ei tea, miks ta kinni läks. Isegi paar korda elus jõudsin ka sinna Nightmani klubisse käima, kui ma olin Soomes või mis Soomes ja Eestis. Minu ajal vist ei käinud, aga õnnestus näha, aga nägude kontroll on sul tõsi, seal oli, seal lastud sisse. Kui sa oled väegi natukene teissugune, nad ütlevad sulle, näitavad ust. Aga mis tuttavad sugulased mõtlesid sellest, et sa strippariks hakkasid? Et kas nagu oli vastu kuidagi keegi või kuidas see tundus neil äkki nii? Osalt öelda, nad isa vist oli kindlasti vastu, temale need kunstikooli modellindused juba ei meeldinud ega midagi, tema ütles, et ma peaks olema ikka ehitustööline, kusjuures ma olin ka Ameerikas ehitustööline vahepeal, sellest ma ei rääkinudki. Aga vanaemale see väga meeldis, raha on raha, tegelikult minu ema oli selle poolt väga tädi, esimene
tööots mul oligi 13 ja reede, see oli veebruarikuu ja tädi ütles, et ära mine, see on halb enne. Minema ütles, et las ta läheb, muidu jääbki koju. Läksin ja oli kõik väga äge, aga mul oli tohutu migreen ka. Ja ei, väga hästi kõik, tegelikult isegi vana tädi Helmi Fiilina, tema, kes on olnud nagu passilauas nagu eluaeg, väga-väga range, temale tegelikult isegi ma tegin ju kunagi strippi, nagu ta nägi pealt seda, kuna meil oli mingi dokumentaalfilmi värk, see mõrv striptiisi ajal ja siis me paluti taas lavastada seda ja tegelikult see oli mu enda fantaasia muidugi, aga nad, see selleks kõik ja siis vaatasin, et ta ei öelnud mitte ühtegi halba sõna Helmi, vaatas ja muigas ja mina mõtlesin kohe, et ta lahkub nagu sealt. Ja, et tal on vastu. Ta oli nagu hästi range inimene tegelikult, selline miilits kunagine ja passilaua ülem ja Nad on nagu vanast soost või neile võib-olla ei meeldi, aga tema oli päris sellisega ja nii. Ma vaatasime nägu ja absoluutselt ei olnudki midagi, et nagu ei olnud sellist asja. Muigas ja oli selline vaikne tore ja ei ole absoluutselt olnud, aga kes on olnud, selle vastu on olnud muidugi ühiskonnas paljud inimesed, eks ole. Ja ega ma seda varem ei teadnudki, aga aastal 2003 tuli siis minust suurem lugu Õhtulehte. Ja siis sealt siis mina olin väga õnnelik, et ma olen paberlehes kõikesi Kaanel skandaal ja kus ma siis ühele tähtsale poliitiku abikaasale esinesin, aga see poliitik tingis 100 krooni ja siis sellest oli väga suur. Et käsi peseb käpt, teeme niimoodi, et ma mõtlesin, aga mina muidugi rääkisin sellest Õhtulehele. Ja oligi niimoodi, et siis ja siis ma sain teada, et ka internetis on see lugu üleval ja seal siis loeti mulle need kommentaarid üles ja see ei olnud meeldiv. Ma ei saanud aru üldse, et miks need inimesed minu peale vihased on. Ma olin noorem ka vaata. Siis on kõudne, kuidas ma välja lähen nagu järgmine päev. Aga siis 5. päeval juba harjusin ära sellega, et pole hullu. Aga räägi mulle oma isast, et temast oleme küll kuulnud, aga isast ei ole veel kuulnud. Ja kuidas sul on isaga läbisaamine? Isa on mul oli kunagine võrkpallur, päris selline omal ajal tegija, siis ta läksid põlved läbi, siis oli ta baarman, siis ta elas Ameerikas vahepeal. Käisin ka mina seal nagu kuna ma olin ehitustööline seal Portlandis, siis ma olin ka, ma nägin teda. Aga seal maksti vähem lubatust ja siis meil tekkiski nagu tüli ja see on nagu see tüli on siiamaani, aga tal läheb ilusti, ma olen kuulnud. Ta elab nüüd Pärnu kandis, tal on 6 last juba, ma olen kuulnud. Wow, päris palju. Jaa, et mis tal minust? Mina olen ju tema jaoks teistsugune inimene tegelikult nagu selles mõttes, et ma olen nagu emasse läinud rohkem, seda oli meeldi, on ju. Ja ega ei olegi. Su isa on tõeline väntakängster. Ma tuleb välja küll, et ma ei uskundki seda nagu. Tuleb välja. Aga ei, ma ei tunne üldse isast puudust, et sealt su geenid ongi ja tulevad. Et absoluutselt, et tegelikult, et ma ei teagi nüüd temast midagi. Eks ta on ka juba vanem inimene praegu, 75 või mis ta on. Aga tulles tagasi korra sinu lapsepõlve juurde, et mina samamoodi kogelesin väiksena. Minu kasuema ütles mulle, Arnold, hakka laulma häälikuid, et kuidas sina nagu sellest üle said, kui ma kuulen sind, siis sa oled tegelikult ju väga hea suhtluspartner, sa oled väga hea suhtleja, laulja tänapäeval. Kuidas sul see areng nagu toimus kõik väiksena? Ise treenisin ennast, et ka tõesti, et kõige hullem oli aastatel 13-16, kui ma ei saanud praktiliselt üldse rääkida, et siis pidin minema Tallinnasse, on ju, ostma siis bussipilet ja ma ei olnud võimeline, ma kirjutasin pastakaga üles ja siis näiteks siis ma käisin Tallinna koolis 2 aastat, kus mind üldse ei sallitud, otse loomulikult ei sallitud, kõhna, mitte sportlik, kokutav, lokid peas, nagu see hõlmab, eks ole, ja siis ma ei saanud seal hakkama ja siis tegelikult ma käisin koolis küll, aga pinginaaber, keda piinati, tema ei julgenud käia. Ja siis oli niimoodi, et ema siis, aga seda ma mäletan, et tegelikult ema käskis mul tuua neid kohupimataskuid Maias Mokast. Ja mul oli väga piinlik, et nad olid seal müügil. Aga ma ei olnud võimeline küsima lihtsalt, see müüja oli nii kuri. Teile!
palun, ega see muuseum ei ole, noh. Küsige nüüd ometi, või teile raha või? No mida sa kokutad? Kurat! Ja läksin minema, ema ütles, et kus need ei olnud, mis täna ei olnud, jah. Päris hea kavalalt öeldud. Täna ei olnud, kuhugi ma taskuid. Väga hästi välja valetatud, sellepärast, et ei jää nagu ätta. Aga sellel ajal ja sul mõistus lõikab, ütleb sellel ajal ma olin väga Ei, see on ikka väga vihane, raske. sellepärast, et see mõjus halvasti, et ma ei saanud Loomulikult. hakkama isegi sellise küsimisega. No ja Aga sinust tuli väga hea suhte, sa laulad, esined tänapäeval, sa oled number 1 meelelaud ikkagi Eestis. Ja. Aga mis ajend on sul muidu trenni tegemisel? Ma räägin nüüd edasi, et kuidas ma siis hakkasin rääkima lõpuks, et ma hakkasin, nagu tulin siis Tartusse tagasi, 2 aastat olin Tallinnas ja siis ma hakkasin inimeste käest kella küsima nagu niimoodi bussipeatuses, kuigi ma teadsin, mis kell on. Ja siis tekkis see nagu julgus, et ma saan rääkida. Tegelikult logopeedi juures käisin korras, ei saanud üldse mulle midagi selgeks tehtud. Te peate rääkima käega. Mina olen Marko. Mõtle, kui glamuurne, kui ma kogu niimoodi räägiks. Täpselt. Ja väga kaua aega läheks. Et see jäi ära ja siis oligi niimoodi, et tegelikult ega ma siiamaani hommikuti kokutan, on ju trennis ka, et inimesed teavad juba, et nad nagu noh, et ma hommikut ei ole väga jutukas. Aga ei, saab hakkama kuidagi. Aga äkki oleks sinust dirigent saanud? Ja. Mõtle, sest sul on seda loovannet ja käsi käib. Muusikaalselt on öeldud, et tõesti, et päris hea on see kõik, mida sellepärast, et mul ei ole ju inimesi, kes ütleks ette, et sa pead nüüd laulma siit ja siit tegelikult taust antakse mulle ette, on ju muusika ja siis ma ise mõtlen, kust, mis häält tegelikult. Sa küsisid trennis, kuna ma hakkasin käima 16 alles, et lihtsalt varem ei viitsinud hantlid, mida ema tõi, need siis tolmusid. Paar korda tegin, vaatasin, midagi ei mõju. Ma ei tea. Tegelikult sport ei meeldinud mulle üldse. Absoluutselt. Ma neid kehalise tunde vihkasin suisa. Aga siis tulin tagasi Tallinna, tähendab Tartu ja siis ma hakkasin käima trennis. Kohe tekkis see distsipliin. Tuju läks paremaks, keha läks paremaks ja siis siiamaani käin trennis, kuna see nagu, täna ma käisin ka muideks. Täna ma käisin trennis hommiku, sellepärast, et see annab pisut ikkagi juurde. Tallinnas on siin olemas mul tegelikult, kuna mööbin palassis. Seal on all on keldris. Vau, väga vinge. On selline saal. Ja sellepärast, et tegelikult ma käingi trennis esmaspäev, kolmapäev, reede. Ja vahepeal teen ka kodus. Vahest teen ka kodus. Sellepärast, et siis läheb tuju kohe paremaks, vee hakkab käima. No ühesõnaga võiks olla sportlikum, aga saame hakkama. Aga millal tuli see nii ilus vapustav keha? Me oleme ju näinud sinu videosid, spordipäev ja Kreeka jumalanna, seal ju see keha on ikkagi ju sinu üles töödatud, see on suurepärases vormis, six-pack näeb välja, see ei ole ju mingi keemia, sa oled selle ise saavutanud. Ei, keemiat ei ole tarbinud, et Ameerikas 3 nädalat need väliseestlased tegelikult andsid mulle küll mingisugust jõupulbrit, et see on selline, et sul oleks nagu massi vaja ja ma lollin seda sõingi. 3 kilo tuli juurde 3 nädalaga ja siis tekkis vist kehas mingisugune jama ja mul läks kõht nii lahti, et mul läks 5 kilo alla. Siis ma sain aru, et ikkagi, kas see oli nüüd viinamarjatest või siis sellest šokolaadikoogist või siis sellest. Nii just. Et eks ta ikkagi, ta ei ole ikkagi nagu päris loodud su kehale. Ja siis ma mõtlesin, et mul ei ole vaja Jumal seda. tänatud, et 5 kilo Ja, et tegelikult kui ma tagasi tulin USA-s, siis trennikaaslased ütlesid, et kas sul on AIDS või? Et mis sinuga juhtus, et sa oled kurat nii kõhnaks. Ja need, kel on nii-öelda see vapustav suguhaigus või halb suguhaigus. Aga üldiselt ei ole midagi kasutanud ja trenni ma teen ikkagi rohkem nagu looduslikult, et tegelikult distsipliin on olemas, ka sina näed enda vanuse kohta väga hea välja, nii see on, selles mõttes rasva sul ei ole ju, ja nüüd kuna sa oled hakanud käima trennis, et sul on ikkagi tulnud seda massi tegelikult
mõned aastad tagasi sa olid väga kõhna ikka. ja see on õigus, eks see töö võttis ära ka, aga mulle meeldib ennast nagu jälgida ja trennis käia ja tunda ennast hästi. Trenn annab hea enesetunde, see on tõsi. Veel kooli juurde tagasi tulles, mis ained sul muidu koolis head olid? Geograafia, see oli huvitav minu jaoks. Siis oligi geograafia tegelikult ajalugu, see oli nagu äge ja glamuurne. Vürst maksustas feodaalid, toimus feodaalne killustatus, seda ma mäletan väga hästi. Kuigi kooli ajal ma ikkagi rohkem tuupisin, et selline nagu ma ei pidanud enam tuupima, oli alles 17-18, kui ma sain, et siis mul hakkasid kirjandid tekkima ja võt see oli see, kui ma hakkasin endaga rahul olema rohkem juba, aga muidu ma täitsa tuupisin. Ja siis ma panin nagu tähele, et ma nagu korraga jõudsin lugeda raamatut tund aega. Siis oli niimoodi, et ma lihtsalt loen ja ei ole mingit süvenemist enam, panin raamatut ära nagu käest. Ja üldiselt see, mis me õppisime, see oli kõik mõttetu tegelikult. Seda ei ole vaja läinud. Tegelikult saksa keel oli mul väga hea, ma sain isegi diplomi Tallinna koolis, ma käisin 16. keskkoolis. Diplomi sain, kehaline mulle üldse ei meeldinud. See oli minu jaoks nii jube ja mõttetu. Lihtsalt, et aga laulmine ka ei meeldinud, et ma julgenud minna tahvli ette, isegi Tartu koolis, ükskord ma pidin siis minema aulasse ja ütlema niimoodi, teile esineb mustlastants ja ma praktiliselt terve öö ei maganud. Ma mõtlesin, kuidas ma lähen, kõik vaatavad, siis ma olin 16 muideks, kujuta ette 16 ja siis ma läksin sinna niimoodi, õpetaja väga elas kaasa, Helina Sarv. Teile esineb mustlastants, isegi see sõna mul läks ja kõik üt, bravo, Marko, sa said sellega hakkama, ma tundsin, et ma olen nagu idioot. Sa said hakkama, ma ütlesin, jah, aga ma ei suutnud öelda ikkagi mustlastants, vaid mustlastants. Ja siis ma ei tea nagu, ei olnud jah, et esineda mul üldse ei meeldinud. Kui ma pidin tahvli ette minema, siis pigem vahepeal ma läksin WC-sse tegelikult. Isegi nagu panema meelega. See oli minu jaoks oli õudne, kui ma pidin minema kuhugi nagu esinema, kuhugi tahvli ette või siis ma olin alati kuskilt vaikselt seal tasane, ehtne tasane olin nagu. Ja eesti keel tegelikult meeldis ka, aga ikkagi rohkem ajalugu ja sellised nagu tegelikult vene keel läks ka hästi, kuna vanaema töökaaslased olid venelased ja siis seda ma teadsin. Ja kehaline sul ikkagi ju ei meeldinud, aga ometigi tuli sinust väga hea kehalise vormiga ju inimene, eks ole ju. Ma võtsin ennast kehalisega, oli naljakas lugu see, et kui ma olin 16, ma jõudnud veel ühtegi lõuga tõmmata, ma olin nagu ploom, rippusin ja siis ma olin seal juba Koka koolis, kus oli ka kehaline sees. Ja siis läks 2 aastat mööda, või isegi aasta, siis ma hakkasin nagu öösiti treenima või õhtuti nagu kuskil hoovis ja siis ma sain 26 lõuatõmmet, siis ma pandi sinna autahvlile. Oi, ma käisin seda kogu aeg vaatamas ja siis oli kõik nii vaiksed ja siis teised, kes muidu mõnitasid, vaata, seal ju ka ikkagi veits nagu, et võiks olla parem ja siin võiks olla lihas ja siis ma võtsin ennast kätte ja 26 ja et ma olin nagu kõige parem. Et see oli nagu, siis oli, ma käisin seda, mingi tahvel oli autahvel. Yeah. Marko Tasane 26 lõuga. Siis ma kogu aeg nagu käisin nagu vaatamas seda, kas ta on tolmune veits nagu niimoodi. Et ikka nimi oleks üleval, kuna see on hea tunne. Me teame, et Tartus elad sa ju Annelinnas, aga kus sa muidu Tallinnas pesitsesid? Tallinnas ma pesitsesin täiesti Lasnamäel, Jaan Koorti 656 oli minu aadress. Millegi pärast on see mul meeles ja tegelikult kummaline on see, et ma näen seda korterit unes vahest, sellepärast ma olen Tallinnas kuskil peol, on ju mingi glamuurne pidu ja mis ma näen, et mul on nagu rahakotis totaalne kaos, mul ei ole hotelliraha ja siis ma nagu lähen sinna sellesse Jaan Koorti 656 ja seal ei ole mitte kedagi. Ma nagu mõtlesin, et kurat, ma olen siin rohkem kui 1 päev, nagu kedagi ei ole, ma ei tea, mida see tähendab. See on nagu väga kummaline, et ma elasin seal, et tegelikult meil oli nagu kolmetoaline korter nagu oli.
jah. Aga mida sa veel muidu unes näed? Unes näen selliseid asju, et lähevad täide paljud asjad, et hiljuti oli niimoodi täiesti, et selline selge, et oli selline numbri kombinatsioon nagu 77. Sa vaata, kuna ma olen selline imelik inimene, et ma panen isegi vabadel päevadel kella tirisema. Noh, et ma tean, palju ma magan. Ja siis kell nagu tirises ja mul olid silmad veel kinni, on ju. Tiit. Ja siis tuleb nagu silmad ette 77. Päris õudne. Ma mõtlesin, et huvitav, et kas on minu vanus, et ma mõtlesin, et okei, ma hakkasin ennast õhtul juba rahustama, et no see on ka vanus, et miks mitte on ju, et kas siis ei pea ju alati, ma ei tea, 90-seks olema või 100. Ja siis ma õhtul ikkagi kontrollisin, et mis asi see on, võtsin Google'i lahti ja seal oli siis kirjutatud, et 77 tähendab seda, et need inimesed, kes sinu peale on vihased, et sina ei pea olema nende peale vihane, et ei ole vaja enda energiat raisata ja 2 kuu pärast kuskil tuleb sinu mingisugune unistuse täitumine. Et see on üldse halb, aga tegelikult unenäod on mul ammu juba lähevad täide. Et sellest on isegi Hillar Kohv kirjutanud ühes ajakirjas. Ja. Kas sa näed ka unesse painajaisi või õudusi, on ka neid olnud? Painajad nägin vahepeal kunagi ammu, aga enam ei ole, et kui ma hakkan kukkuma kuskile, siis ma avan momentaalselt silmad nagu, aga seda ei ole enam olnud, seda kukkumist väga. Et ega neid painajaid, kui ma selili vahepeal magan, siis võib-olla midagi tuleb. Tegelikult mina olen rohkem kõhuli magaja. Ma arvan nii, aga ei, painajaid väga ei ole, kuna närvid vist nii hullud ei ole vist, et ikkagi, et ma nagu painajaid näeks. Et ma olen pannud tähele, et painajaid näevad need, kes kasutavad neid stimulante ja neid sanaksid ja neid, jah. Kui vanaks sa elada tahaksid? Hetkel näed ju mega välja. Pikka maa ju veel 100 minna. Või nii vanaks sa ei taha elada? No kui ma vaatan nüüd need vanu inimesi tegelikult, kui ma seal käisin seal nagu, tegelikult vanaem oli mul ju 2 aastat oli seal vanade kodus pidi olema lihtsalt, ta oli vahepeal ka, aga läks nagu rabeles välja, hakkas kõndima uuesti. Ta olid kukkumised. Et siis ega sellist nagu küll ei tahaks, nagu et need 80-90 aastased seal nagu vedelevad voodis ainult praktiliselt ja siis ootavad, kuna nendega tegeletakse, pepu puhtaks ja et sa pead ikkagi endaga tegelema, et tegelikult distsipliin on vajadus, et tegelikult mul on üks selline eesmärk on, tegelikult naissust eesmärk on praegu nagu Ninel Blochina, kes on siis 79-aastane, tema annab veel joogat, et me saame väga hästi läbi, tegelikult ta peab mind kohe enda sõbraks ja siis tema on küll niimoodi, et ma vaatan, issand, kui hea ta näeb välja nagu, et inimene käib reisimas, et ta ei ole voodiori, on ju, teeb igasuguses pakaate, värke, aga see on kõik väga tugev distsipliin, toitumine, kõik. Et ma ei oska seda öelda, et tegelikult see vanus ei ole nii hull, et tegelikult ma mõtlen alati aasta korraga, et tegelikult mul ei ole niimoodi, et ma pean elama 100-aastaseks või 90 või. Siit mul tuligi meelde, et sinu sõbralistis ja keda sa oled esitlenud ka tihti meedia kaudu, on ju väga kuulsad vene primadonnad ja kas mitte ka Amanda Lepore või kes ta oli? Amanda Lepore on, tema elab New Yorgis ja tema ei ole nüüd nii vana otsas, et tema on 56, temaga ma nüüd jälle 6 aega tagasi Ameerikast, kõlab nii glamuurselt, ma olen temaga kohtunud 3 korda. Ja ma olen pilte näinud terve kõigile su fännidele meeldiva. Ta on nii sarnane sinuga mõningas mõttes. Õudsalt, tal on selline olek on tegelikult ka niimoodi, et kui ta laval on, ta nagu hästi selline nagu energiline ja siis kui ta läheb ära sealt, siis ta ootab neid pilte nagu hullult. No ja kui ei ole palju neid pildistad, siis on ta kurb, tead kuidagi niimoodi. Ja siis kui keegi palub niimoodi, yes. See on väga minulik, see on õige. Et aga ta ei ole vana ju, tema on ju ta on nagu ta on tegelikult 56, see ei ole ju vana. Ja sa oled ju kohtnud Kurtšenko, on ju vene suur primadonna. Ljudmila Kurtšenko. Tõeline vene primadonna.
Kurtšenko elas 75-aastaseks. kas ta elab veel? Ei ela ammu juba. Okay. Seda see oli ka see, et kui Kurtšenko suri, seda ma nägin unes. Et see oli niimoodi, et ta oli just poolteist kuud tagasi enda puusaluu murdnud ära. Ja siis ta hakkas juba kõndima, aga vaata, et tekivad komplikatsioonid. No muidugi. Ja ta ei joonud vett, nagu kui sul on need mingid, ja ta ei võtnud need verevedeldaid. Sulle pandakse võõrkea sisse on ju, ja siis ilmselt ta nagu, vaata, tema kartis vett juua palju. Need tekitavad neid silmaalused paisteks. Tegelikult arst soovitas tal juua. Ja siis oligi niimoodi, et ma nägin unes, et kui Ludmilla vaatab mulle otsa, näost valge, kortsud, suured kortsud ja siis kortsude sees on muld. Nii et see oli väike ettekuulutus. Ja siis õhtu ma sain siis teada, et Kurtšenko suri nagu. No ma olin täitsa šokis muidugi, sellepärast ma olin ju tema nagu, aga kui sa oled käinud nendes New Yorgi klubides tantsimas, kas on veel teisi kuulsusi, kes sulle nagu, kellele sa meeldib, et wow, kus sa oled pärit ja nii, onko selliseid ekstra kohtumisi olnud juhuslikult, kellele sa meeldid ja on öeldud, et wow, vot siin on tõeliselt tegelikult väljas just, et mitte isegi klubis, vaid tegelikult väljas, kui ma olen seal riietust kiidetakse väga, isegi tollis, kui ma olin, et mingisugune vihane mutt, et ütles, wow, nice jacket, et kiidavad, jumala palju kiidavad New Yorgis riidet, see on nagu, see on piinlik juba, tegelikult, et see on nagu, see on piinlik. Aga sa oled ju karsklane, et sa joo ega suitseta. Kui sa vaatad neid teisi artiste, meelelautad, nad elavad ennast välja nagu joomise, suitsetamisega, aga sa näed ikkagi ju väga hea välja just, ma arvan, et tänu sellele, eks ole. Ega mul mingit iluoperatsiooni ei ole, mul see lõug oli ja selle ma võtsin välja, on ju, see mulle ei sobinud, on ju, sellest me oleme rääkinud ka ja ega ei ole rohkem teinudki, et kui ma räägin, et kui mul nüüd silmalaud hakkavad väga vajuma ja siis ma lähen juba kurjaks niimoodi. Ei, praegu ei näe küll, et sul midagi vajub. See hommikul natukene on ümmargusest, see on ju loomulik, inimene ärkab. Aga siin aastate vältel on sul olnud ka nii-öelda konkurente Mr. X oma Puamaoga, Farmi Gabriel, kes ju mõisteti vahepeal süüdi ainete omamises, kui ka see Inglismaalt pettur Justin Leo, et sul on olnud ikkagi neid konkurente omal ajal. Kõvasti ja tegelikult konkurentid ei ole mind kunagi sallinud millegi pärast. Farmi Gabriel tahtis mind üldse, Silvale ütles, et ma lööks seal Markolt, et pea pooleks olevat täitsa, et oli kohe vihane. Mingi tühi kargaja tuleb siin ja arvab, kes ta on. Aga näed, Farmi Gabriel kukkus ladusalt ja jäi ära. Need inimesed on nagu minu peale nagu vihased. Tegelikult see Justin ka hakkas ju minust mingit... Jaa, ma kuulsin ka sellest. Et ta pidi olema teleris minuga koos, see oli siis 8. märts, see oli see koroonaaeg ja tema sinna ikkagi ei tulnud. Ütles, et temal ei sobi olla ühes ruumis koos Strippar Markoga nagu. Ja oligi kõik. No ma sain aru sellest. Ja. Aga ta läks varsti minema ka. Ära põe, konkurents viib edasi. Aga kui nad tulid hetkel nagu Justin, et kas sul oli ka tunne, et mis nüüd hakkab juhtuma või mis saab, kas ta teeb midagi? Kuidas see Justin sulle tundus, et Eesti naised olid mingi aeg ikka hullund, aga kiiresti raunesid maha, oli vist nii, on ju? Ei, no eks nad oleks edasi olnud hullunud, aga ta pidi ise ka tagasi minema. Tal hakkasid mingid skandaalid ju siin. Väga õige. Ühesõnaga tema naine süüdistas teda koduvägivallas. Ja seal oli ikkagi jamasid oli. Ei, sina oled mul ka konkurent alati olnud aastaid. Aga nüüd ma olen ikkagi mõistuse päev võtnud. Selles mõttes oleme ikka nüüd viisakamaks muutunud. No viisakus või siis mitte, aga ükskord oli niimoodi, et 2 aastat tagasi, et mulle hommikuvara kirjutas üks inimene. Kuule, Marko, kas sina oled üleval või oks ma kurat magab, ma tahan tervitusvideo. Ma sain aru, et ikkagi, et ikkagi sinu käest taheti nagu ennem, aga siis mina olin see nagu pool 2. Oksma magab tead siiani, tee ära mulle see. Ära muretse, alles oli juus, kus üks ütles, et tahab tervitusvideot, aga me läksime Janariga esinema, siis ma ütlesin talle otse, kuule, mul ei ole aega, aga kirjuta palun mu heale sõbrale, Strippar Markole, siin on tema Facebook.
ja ta telliski sinult tervitusvideo. ma ei teadnudki. Üks inimene tellis küll, keda sa mulle saatsid, see oli sügise ja see härra oli küll väga kummaline. Tema ütles, et teate, mina ikkagi, tunni aja peast kirjutab uuesti, mina ikkagi ei usu, et te mulle teete, mina kandsin teile raha ära. Teie petate mind. Mis mõttes ma petan? See Eesti on ju nii väike. No, türa, sa petad mind. Kuna mul ka palav sinuga siin. Ja siis oli niimoodi, et ma pidingi talle tegema samal päeval ära, ma saatsin talle ära selle. Ja siis ta jäi rahule. Mulle üks kirjutas ka, helistas Facebooki isiklikult, kas see olete ikka teie, Arno, kes teete videosid? Vot sellist kamma ei jaadud. Tema muidu ennem ei maksa, kui tema kuuleb minu häält. No nalja teete. Sellised on ka olemas, jah. Et tegelikult ma tegin ära talle seda ja saatsin ära, tegelikult ta tahtis seda videot 5 päeva pärast alles, aga ma söötsin teile kohe sisse selle video. Sellepärast hakkas mulle helistama ju, ma ei võtnud ju vastu. Türa, sa võiks vastu võtta, ma maksin sulle see 30 €. Kus sa kadusid? Strippar Marko. Ma ütlesin talle, kuule, käitu korralikult, muidu ma ei tee sulle üldse midagi. Siis ma annan su politseisse, mul on need kirjad olemas. Ja siis ta mõtlesingi, et skandaal tekib, et ma tegin ära selle talle. Ja siis ta ütles, siis ta vabandas. Palun vabandust, te olete ikkagi, ma näen, et te olete ikkagi inimene, et mul natukene närvid naistega on nii läinud ja siis tead, et ma mõtlesin, issand, õudne, reede õhtu oli veel. Ei no mõtlegi, et selle tervitusanatel tegelikult, mida me sinuga teeme, juhtub kõike. Marko, aga kas sa minu seda podcasti reklaami oled näinud? No see lihtsalt hakkas silma, sellepärast, et see oli nii äge minu arust ja nagu teistsugune. Sellepärast, et teistsugused asjad hakkavad lihtsalt silma ja doktor, keda siis doktori erutaks. Vaata, kui palju on vaadatud seda. Inimesed tahavad, et sa neid raviks. No ma ei tea, kas ma neid just kõiki jõuan ravida, aga hea meel oleks nüüd teada saada sinu käest ausalt, et miks sa oled selline, mis on nagu viinud sind sinnani, nagu sa tänapäeval oled meil arenenud ja kas on neid punkte nagu selliseid, mis sa võiksid öelda? Diagnoos mingi või? Kus juures nii imelikkusega ei ole, siis hulluks ei ole mind peetud, hullumaas ma ei ole olnud, aga ma ei tea, et vanasti ma olin liiga vaikne, nüüd olen rohkem kõvane, isegi mõned räägivad, miks ma selline olen. Ühesõnaga, ega mind normaalseks paljud ei pea, aga siis ma ütlen neile, et see, mis ämblikule normaalne, see kärbsele mitte. Ära põe, mina pole ka normaalne. Ja siis ongi niimoodi, et normaalsus on tegelikult tänapäeval üldse puue. Kui sa oled väga normaalne, siis sa ei saa elus hakkama. Jah, et selles mõttes ka. Et ühesõnaga, eks see on kui ma olen muidugi videotes ja niimoodi, siis see on ikkagi teatud teatud roll ikkagi, et vaata trennis mõnikord inimesed ütlevad, miks sa oled nii vaikne, ma ei ole kogu aeg selline Kreeka jumala, ma ei ole kogu aeg selline, et tegelikult see on ikkagi nagu roll, see on roll ikkagi rohkem. Ja ma olen ka mõelnud, et see, mida me teeme laval, et see on ikkagi nagu see meie kehastus, ega mina ka iga päev sinne hüppa voodist üles alla, hakka tegema tervitusvideosid, et ma ikkagi nagu elan selle rolli endale sisse, aga tegelikus elus oled sa nagu teistsugune inimene, rahulikum, vaiksem, ma arvan nii. Jaa, et see oleneb kellaaegadest täitsa, et hommiku inimene ei ole, et ma olen rohkem õhtu inimene, et siis ma olen rohkem kõvane, et hommiku ma olen tasane, et see on niimoodi. Nii see perekonna nimi sobib tegelikult sulle ju väga hästi. Aga ma ei tea, et miks ma selline olen. Mul isegi meeldib see, et ma selline olen, kusjuures muidu oleks igav elada. Tegelikult strippar Marko meeldib mulle rohkem kui Marko Tasane. Selles mõttes, et strippar Marko on selline paremast tuju, skandaalne, äge, glamuurne, alati sätitud. Marko Tasane ei ole alati sätitud, Marko Tasane on tusane ja ongi niimoodi, jah. Mina ise olen hommikuti muudi kõvane, kui te aru saate, aga nii see on. Parem see, kui mitte midagi. Et sa ei ole siis ööinimene, sa ei ole, ma saan aru või? No olen nagu küll, aga rohkem olen ikkagi hommiku inimene, kui mul voodis on nagu ikkagi seisab. Okei. Sai kohale.
aga veel sinu artistielust nüüd, mis toob sulle nagu tulevik ja kas oled ka mõelnud, et võiks veel olla näiteks mingi film või isegi näiteks juba Marko eluloraamat? eluloraamatut näed, mis toimub nüüd Diana Klassi ja nende teistega, et igasugused skandaalid, kohtukeisid, Diana peab juba kohtusse maksma 24 500 oli nüüd see Kerto rääkis. Olen kuulnud. Diana muidugi ka mind ära blokeerinud, kuigi ta on minu oma 5-6 videos olnud, me olime sõbrad. Sellepärast ta ei vastanudki, kui ma küsisin, et palun, kas sa saad Markole esitada mõne küsimuse. Sellepärast ta ei vastanudki. Pole hullu. Aga tuleb osata teha asju ja natuke rahulikumalt. Meil oli Dianaga tüli sellepärast, et ta tahtis duetti teha minuga 3 aastat tagasi. Nagu siis üks Pärnu kirjanik tegi sõnad väga ilusad ja siis talle vist ei meeldinud see muusikapala. Ja siis ta hakkas nagu tagasi hoidma niimoodi ja käisime ühel moepeol ja me käisime väga palju temaga. Ja tegelikult ma austasin teda. Ja siis oligi niimoodi, et ta pidi tulema järgmine päev Tartusse, stuudioaeg oli ja tema ütleb, et ta ei saa tulla, ta on haige. Ja ma ütlesin, et no kuidas siis nii äkki kohe niimoodi ja tegelikult ma ei uskunud väga. Ma natuke tunnen teda. Ja ma arvan ka. Siis oligi niimoodi, et siis ma kirjutasin sellest Facebooki avali, aga ma ei öelnud tema nime, et see on Dianaga. Noh, paljud teadsid. Ja siis Diana sõimas mind natuke kirjateile, pani mulle bloki. Noh, ma vaatasin, et okei, et kui blokk, siis blokk. Et nagu ju seda duetti minetti ei pidanud siiski olema üldse. Ja ma tegin teise loo. Ma läksin stuudiosse küll, aga üksinda. Aga kuidas sul muidu Eesti meediamajadega, et sa vist tegelikult saad kõiki nende nii-öelda journalistidega hästi läbi, on ju Elu24 on sinust ikka aeg-ajalt olnud neid suuri lugusid ja kui su juubel oli isegi RR, Eesti Televisioon tegi sinust ju jutusaadet ja raadiosaateid. Seda juubelit tuli väga palju, et see oli isegi liiga palju oli, et see 50 pisut nagu rahvas ehmatas ära, esimesed kuud oli tööd vähem. Et kuidas nüüd võimalik on, et üks 50-aastane inimene üldse meile kohale jõuab ja ta jõuab veel tantsida, aga siis nagu rahunes maha. Et tegelikult seda 50 pandi punasega igale poole. See on nagu väga hea tegelikult rahakotile, ma mõtlen. Aga nüüd jälle rahvas juba teab, mis ma olen, et ma tunnen, et ma olen 10 aastat ikka noorem. Loomulikult. Sa näed ikka ju mega hea välja, kuulge. Vaadagi ikka lihaseid ja sinu hoiakut ja silmi. Ma ütlesingi ennem, sul on ju tegelikult targad silmad. Sa ikkagi näed, mismoodi, kuidas, Ma ei näe eriti kaugele. Et selles mõttes, et kui me vaatame teist 50-aastast inimest mees, siis ta kuidagi niimoodi mõtleb, aga sul ikkagi käivad need nagu rebasel, kavalrebasel, kes on minu manager, käivad silmad. Aga tal on teine mõte, miks need silmad käivad nii kiiresti. Ta on ju manager. Ei jah, et las need... dokumentaalfilmi taheti minust teha. Filmiti 3 aastat, kui mitte 4. Wow. Kultuurkapital andis kokku 8000 millegagi. Ja siis tekkisid erimeelsused, sellest rääkisid Eesti Ekspress, Fidelia, Signe Roots ja kõik olid. Sest oli suur lugu ajakirjanduses. Ja, et seal olid igasugused jamad olid ja nemad tahtsid, tähendab, mina andsin nõudmised, mina tahan seda filmi enne näha. Nemad seda ei tahtnud. Ja oligi niimoodi, et siis tekkisid tülid ja siis see film on kõik filmitud. Praktiliselt kõik. Et tegelikult see, kui sinu mingil aastapäeval avaldada, see on ju väga mega. Kui see film praegu tuleks välja, ma arvan, et rahvas oleks väga õnnelik. Seal ju sinu reisid olid vist nii, on ju? Reisid, kirikus käimised isegi. Ja kõik see oli selline tsirkus seal koos, heas mõttes tsirkus. Et lihtsalt, et oli nii eklektiline film oleks olnud see. No eks ma seal vahepeal muidugi plahvatasin ka, kui ma olin Fideliaga, tähendab Fideliaga, mul oli Ibizal, sina ma läksin enda raade eest, sellepärast, et Fidelia ei andnud neid kultuurkapitali rahasid üldse kasutada, absoluutselt. Milleks muidu see film tegelikult oli ju mõeldud. Ja siis vahemaandumine oli siis meil, mis koht see oligi. No ühesõnaga mingi selline, mingi see narkomaa, mingi, kuidas teda kutsutakse, kanepimaa ja... Ja ma arvan küll, kas mingi
kas mitte Tai või ei, mis ta on? Ecuador, ei. siinsamas lähedal nagu. Goa. Ei, Amsterdam, Holland. jaa, Holland ja midagi ja siis seal tema ütles, et sa võiksid seal paju peal teha neid kätekõvertusi. Mina lähen ja mul oli, ma oleks sisse kukkunud. Mis sa kurat, seda sai filmiraisk. Filmin küll. Seda sa kurat ei pane sisse ja no ta tahtis sellised asju sisse panna. Veidraid asju. Jaa, tegelikult see oleks võib-olla, kui ma nüüd tagant järgin, praegu mul on paksem lahk. Sellepärast, et seda filmi tehti, mõtle, tead kuna 2012, 2013, oi, see on peaaegu ju 10 rohkem aastat tagasi. Aga kas see film ikka tuleb kunagi või see ei linastugi? Ma arvan, et ei tule, et tal on olemas need asjad, aga see ei ole enam moodne. Ma olen teistsugune juba. Ja me käisime igal pool esinemas, see on tegelikult väga äge asi oleks. Ma mõtlengi, vanaemad käidi filmimas kodus spetsiaalselt. Ma arvan, me ostame selle filmi ära ja üllatame sind. No jaa. Sest et kõike võib olla. Võiks olla niimoodi, et ja siis Marko aasta 2025 või 2026 näiteks sinna lõppu. Vot, miks mitte? Mõtleme selle peale, et alati on hea. Kõik on ju läbirääkimiste küsimus. Aga seda ma tean, et Kultuurkapital andis kokku neile mingi 8500. Praegu see ei oleks niivõrd suur summa, aga sellel ajal muideks teine Arnold sai ka Kultuurkapitalilt. Urmas Eeroliiv küsis üle 100 000 krooni ja see sai. Tõsi. Teise Arnoldi filmi eelarve oli 100 000 krooni, aga ta võitis ka Kultuurkapitalilt aasta preemia. Aga see oli väga hea film ju. 2003 võttis Kultuurpreemia ja sellest sai Urmas veel 20 000 krooni, aga no, tema tegi filmi, tema sai, mina lihtsalt olin nii-öelda osatäitja. Aga kas ta sulle midagi siis ei andnud sealt või? Ei, selles mõttes kõik reisid, söögid ja joogid, riided ja mis tol ajal olid, need ikka me maksime ära ja reisid ka. Me käisime ikkagi väga palju söömas ka väljas ja kõik muud, mis oli. Ja et ta rahastas ikkagi tegelikult minu asju ka, nii paljud ikkagi tegi, aga rohkem oli see ikkagi filmi jaoks mõeldud. Aga nii, et sinust tehtud film minus, nii et meil on millest rääkida. Sa vaata, mul ei ole seda tulnud, seda filmi välja. Mul on ta seal Fidelia käes kammitsatest nagu niimoodi. Las ta olla, kes teab, milleks hea oli. Aga mis kindlasti ma olen ise mõelnud, et kui nüüd mina lähen varsti 50-ndale, et sina veel aega, aga kas me ikka nagu sinu raamatu, kas me teeme selle ikka valmis? Aga ma ei oskagi seda teha, et nüüd on need raamatud olnud ka, et teate, et seal on juba seoses selle Diana ja selle Gerdoga on need raamatud läinud tsirkuseks kokku. Seda nüüd küll. Sellepärast ma teadsin juba, et sellest tuleb nagu skandaal. Ja tegelikult ma seda raamatu autorit Vernit ma tean natuke. Ja Verni on muidu asjalikuid, aga ma mõtlen, et võib-olla, et järsku leidub keegi, kes oskab teha just sinu mõtte järgi ja annab sulle luaga selle raamatu läbi vaadata. Aga vaat see on halb, et ma olen igal pool juba pläägutanud väga palju, et ei olegi midagi. Siin ma pläägutan, teistest nendes kohtades pläägutan. Et siis ei olegi need saladusi. Midagi on, aga paraku paljud inimesed elavad, kellest ma tahan rääkida. Seda küll, nii et meil on ikkagi millest rääkida, aga jätame selle nüüd saladuseks, et ma arvan, et me ikkagi teeme su eluloo raamatu ikkagi valmis. Mõtleme, et annab mõelda, sest sa oled tegelikult ju väga tähelepanu väärne isik ikkagi. Ma arvan küll, ja loomulikult sa oled ikkagi ju väga suur kultus ja legendaarne inimene, nii et ma arvan, et siin on millest juttu teha, nii et ootame. Vaatame, mis saab, ütleme niimoodi. No jah. Kas aga ka seoses tähelepanuga on ka kiusamist sul olnud, kui ma mõtlen niimoodi? Tähelepanuga? Jaa, et inimestel ja kunagi, kui sa alustasid või? No kunagi võib-olla, mul oli üks fänn ja, kes mind nagu niimoodi haige fänn, kes nagu need telefonikõned olid ja ma olen sellest nii palju rääkinud, et nagu mul ei olnud tema jaoks aega piisavat ja siis ta maksis teatud inimestele ja siis need inimesed helistasid, et hommiku, kui sa tuled välja majas, saad kuuli. Sellised kõned olid päris kaua. Et samas ma mõtlen seda, et sa oled tegelikult nüüd tulles tagasi kõigi sinu aastate artistelu arendamise juurde, et sa oled tegelikult kogenud elus kõik ja kas sinust on sirgunud ikkagi läbi tule ja vee väga tugev isik.
eks ole ju. aga ma ise ei tunnegi seda väga. Et niimoodi ma näen ikka, kes minu vastas istub. Seda selles mõttes küll, et ma olen nagu selline distsiplineeritud ja isegi koolis, Tallinna koolis, kui mind üles taheti puua ju, seal ei olnud midagi, et seal isegi ma käisin edasi koolis, kuigi klassivend visati ka keset talve ju tiiki riietega, ta see kopsupõletiku, tema enam kooli tulnud. Mina käisin edasi. Ja, et sa oled ikkagi väga tugev inimene, kes on läbinud selle kadalipu nii. No meedia ka, eks ta võimendab ka kahjuks, teevad skandaale. Ja, aga praegu, kuidas ma vastan neile sellistele, kes tahavad minu surma ja sellised inimestele lihtsalt, mul on üks tore inimene nagu fänn, kes lihtsalt, tal on nagu ligipääs kohtukessidele ja siis ta vaatab üle selle nime, et see inimene on olnud naise peksja, ta on nagu see ja siis me paneme üles need kohtuneed. Need ongi need samad, kes solvavad teisi, ise on kiusajad ja siis nad on nagu panevad enda saba kohe nagu niimoodi vaikselt jalge vahele. Aga kunagi olid ka mingid noored, kes sind kiusasid, et räägi sellest. See oli jah, eelmine päev ma avastasin, et minust on siis YouTube'i tekkinud mingi video, kus siis 3 või siis neid oli vist 3 poissi, 14-15 vene poisid, siis kusevad minu fotode peale. Mida? Ja minu need fotod olid tehtud nagu, nad olid näinud vaeva. Praegu see tundub naljakas. Ja neil olid siis mingi pudelid olid siin, ma ei saanud alguses aru ja siis nad nagu fotod olid seal, 3 fotot. Ja siis nad nagu kõik nagu kusesid sinna peale ja panid põlema ka veel kuidagi. Ja siis oli niimoodi, et ma otseselt koheselt see video maha võtta. Ja siis nad võtsid maha isegi huvitav. Aga järgmine päev nad said teada, kus ma elan. Huvitav. No ega see ja siis oligi niimoodi, et ma siis kuulen akna või sellest, et mingi möll käib kuskil ukse taga. Aga nad ei tead mu korterit päris. Nad otsisid ja neil olid tikud kaasas, tõmbasid tikud põlema juba ja siis ma panin omale riided selguna, ma olen enamus aastat alasti ja siis ma jõudsin siis 2 täpselt need samad inimesed, aga neil siis oli tegelikult 3 inimest veel kaasa võetud veel, et nagu ei oleks julgem. Ja siis Marko Loh oli sinna alla kirjutatud veel ja siis ma 2 inimest tõukasin alla sellest trepist ja siis ma jõudsin teha foto. See foto oli väga hea, see läks ringlema. Siis oli vaikus ka kohe muidugi. Et tegelikult see oli nagu niimoodi, et jah, see oli rõve. Päris ma mõtlen. See oli rõve, et sinu ukse ees taheti nagu põlema panna, vaata. See oli rõve. Sulme, väga ohtlik tegelikult Eestis. See on aru, et Venemaal, aga Eestis. Ei eks nad tahtsid, nad olid mingid filme vaatanud äkki, et maksaks kätte sellele stripparile. Strippar Marko Loh. Aga nüüd ma arvan, et on raunenud need asjad seoses su vanusega ka, eks ole. Et nüüd ikkagi võetud sind ikkagi artisti ja tõena meelelautana, nii kui mina näen seda. Neid, kes solvad Facebookis, neid on alati, aga sa paned neile alati ära. Ma naeran, sest sinu need humoorikad vastused neile aga sina oled millegi pärast, sina paned neile veel laiki. Aga et kiusamine, see on teinud sindu tegelikult väga tugevaks inimeseks. Ma olen kangekaelne, ütleme niimoodi, eluaeg olnud, et tegelikult lasteaias kunagi, kui ma käisin Tallinnas, Kannikese tänavas oli üks laste, et seda ma mäletan, et ema kutsuti lasteaeda ja miks, sellepärast mul olid punased dressipüksid ja siis üks laps hakkas mind mõnitama. Punaste pükstega politsei, ja siis mina, mis ma tegin, võtsin tema pea ja hakkasin vastu liivakasti äärt niimoodi peksma. Ma ei tea, kas oli juba veri oli või? Kes on politsei? Kes on punaste pükstega politsei? Atsa. Tegelikult, kus mul selline asi pähe tuli, seda ma ei tea. Ja ega ma selline kangekaelne olen ikkagi. Et ikkagi, kui ma vihastan, siis ikkagi tekib see, näed, mingisugune paukes kui väljas. Et ikkagi tekib mingisugune jõud ja viha ja ega ikka jah. Aga ei tea. No peab ju olema selles ametis peab olema ju selline tegelikult. Ja sa jäädki muidu koju nagu istuma. Ja väga õige. Ja sa pead olema selline provokatiivne, kangekaelne. Ja. Aga nüüd on meil küsimus. Küsib Illar Kohv Viinaaualt. Ja Illar küsib sinu
käest, kas sul on ka meesvänne, kes on sulle kontserdil ligi tikkunud? Seda ta mitu korda küsinud juba. Eks need ikka on, aga ma nagu las nad olla, et selles mõttes, et mehi on isegi võib-olla rohkem kui need naisfänne isegi, aga nad on väga toredad, väga meeldivad, meil on nagu kõik on nagu niimoodi korras, meil on olemas nagu piir on nagu vahel. Piir, mitte see silvapiir, vaid meil on olemas, et Hillar Kohvil on alati sellised kahe otsaga küsimus, et ma tean, kuhu sa Hillar sihid. Ma tean. Ja Illar on ju see, kes tegelikult avas meie Arno Toksma podcast show esimese episoodiga. Nii et ma tänan Illarit siinpool, et ta jõudis meie saatesse. Illar on küsinud ka seda, et kui sa käid tänaval, kas sind tuntakse nagu ära ja kas sul on tehtud ka nii-öelda komplimente nii-öelda häid kui ka halbu või kuidas ma nagu seda ütlen nüüd, kuidas inimesed on suhtunud erimoodi sinusse, kas on olnud viisakaid või on ka olnud ebameeldivaid juhtumisi tänaval või ööklubis või kus sa oled käinud või esinemistel, kuidas inimesed on suhtunud, kes esimest korda siin näevad? Viisakaid on ikka rohkem õnneks, et selles mõttes, et sellised negatiivsed on väga vähe, et need on olnud siis vene mingid purjus narkomaanid võib-olla mõned korrad üksikud, et on tahetud lihtsalt nagu kaubamajas ükskord taheti kallale tulla, ta oli nagu näha, et tal oli käsi, oli kipsis, siit oli plaastid, et ta ei olnud päris korras inimene. Et isegi kassiirid kartsid teda, et nagu ta käib seal. Aga sellised on nagu üldiselt vähe ja nagu see inimene on nagu tegelikult narkomaan, et sa pead olema ise ka nagu tagasihoidlikum, tal võib olla nuga kuskil, ta nagu, tal on silmad, on täitsa hullud silmad on peas, on ju, et tegelikult sellised on ikka väga vähe. Et eks mingisugune kaitseingel on ka ikka, ma arvan, eks ole ju. Ja sellised positiivsed on ikka oluliselt rohkem, selles mõttes, et väga toredad fänne on tegelikult, kes täitsa kiidavad ja ma ei ole nagu välja teeninud seda tegelikult, aga eks ma siis olen, et ei ole jah sellised nagu. Sa rääkisid meile siin kaitseinglist ja kui rääkisid ka dokumentaalfilmist, et käisid kirikus, kas sa ka Jumalat usud? Kaitseingleid ma usun küll ja nad on kindlasti olemas, isegi rohkem kui üks, ma arvan, et keegi ikkagi on. Seda ma tunnetan, aga vaata see Jumal, see on natukene minu jaoks veel nagu, ma ei tea. Seda ma praegu veel ei tea. Ma arvan, et mul läheb veel sinna vahepeal, ma teda uskusin juba, siis ma teda vahepeal jälle ei usu, aga kaitseinglid, neid ma usun. Ja. Aga kas sa ka päkapikke usud? Ei, sellepärast, et kui ma olin 4-aastane, siis vanaisa tegi mulle siis Tartus seda Näärivana oli siis kõik kostüüm oli ilusti kingipakk, aga ma tundsin ära, et tal on sussid, need krokodili naha imitatsioon. No, ma ütlesin, et mis sul on vanaisa sussid? Sa oled ju vanaisa. Kurat, see laps on küll väga, ei saagi teha talle pulli tead. Tark laps tundis ära, et ta on vanaisa. Uskumatu, nagu tegelikult detailide peale mul on nagu väga hea mälu. Aga vaata, nimede peale ei ole. Kui sa poleks Eestis praegu, siis millisel maal sa tegelikult tahaksid olla ja kes sa oleksid? Mis vanasti? Tegelikult Ibiza meeldis mulle väga kunagi, ma olen 8 korda käinud seal, aga siis mul sai nagu isutäis. Kõik. Ja nüüd ma tahaks äkki New Yorkis olla, et mulle väga New York meeldib, kõik need inimesed meeldivad väga, kliima, mul ei ole seal migreeni eriti ja tegelikult New Yorkis, aga see vajab väga palju raha muidugi. New York on väga kallis. Väga kallis linn. Maa praktiliselt. New York on maa praktiliselt isegi. Et on tohutult kallis. Et need hotellid, mis enne seda nagu koroona aega olid nad $150, praegu on 300 ja rohkem. Nii, et siis koroona ajal olid hinnad all, et inimesed saaksid praegu on nad väga kalliks kõik, et tegelikult New Yorki ja et seal läheb raha ja et seal saavad elada ainult väga rikkad inimesed. Ja. Kui sa tavaliselt lähed New Yorki, sa teed vist ka oma muusikavideosid on niimoodi? No teen, need on nagu niimoodi mööda minnes, nagu hõlma alt.
nii-öelda kaamera on olemas, professionaalne, isegi sealt nagu filmime midagi, et nagu mitte nii, et ma nüüd kellaajaliselt on kõik paigas, seda ei ole. Aga kas tõesti on nii, et sa pead hankima nagu minagi Ameerika viisa, kui sa tahad minna Ameerikasse turistina? On niimoodi, jah? Ei, seal on vaja ESTA, no ja no sealt siis kontrollitakse, kahjuks kontrollitakse ja kõik su andmed, kas sa oled kurjategija või ei ole? Ja nüüd oligi niimoodi, kui ma nüüd käisin, et ma läksime teises, tegelikult me maandusime teises lennujaamas, mitte Kennedys, ja seal ma vaatasin, et läheb väga kiiresti, mis on väga hea, sellepärast see sõit on ju kokku 8 tundi ja veel 2 veel, vaata. Ja siis oli niimoodi, et äkki küsitakse minu käest, kes te olete Eestis? Ja see Neiu Karin vastas, tema on strippar. Ma mõtlesin, et ma kukun maa alla lihtsalt, seda ei tohi öelda seal. Okei, just. Stripper, see hakkas kogu aeg, et see küsitleja. Lähme meiega kabinetti on ju, kohe viidi mind taha kabinetti ja siis sinna pandi mulle kohe 5 minuti pärast tulivad kõrvale 2 tumedat käeraudades meest. Nad olid narkoga ilmselt jäänud vahele ja plussis mingi daam, kes oli teinud tohutud näoopid. Tal olid nägu oli järglaase, siis me olime kõik seal koos niimoodi. Ma mõtlesin, et ma peaks seal juba hakkama seda muusikavideot tegema. Aga kas sa tantsu pidid seal tegema? Ei, no mis jumal, nad hakkasid kuulama seal minu asju ju. Käes on sünnipäev. Ja no nad hakkasid guugeldama ju ja nüüd ma mõtlesin, et nüüd on mul kõik. Et nad mõtlesid, et see on mingi prostituut. Nemad ei saa ju aru, millega ma tegelen. Stringidega mingi inimene seal. Kuskil vetsus ja kuskil käes on sünnipäev, see on lõbuspäev, sattus vanemaks. Osta seksimaks, Marko Tasane! Ja siis mul läks 20 väga pikka minutit. Nad seal vaatasid midagi ja siis nad ütlesid, et hea küll, minge. Ma mõtlesin juba, et ma ei saagi üle vaata. No sellepärast, et väga karm on see värk. Mina väikse poisina, kui tegelikult olin võimlemistrennis, siis minu võimlemiskava filmiti Artur Rinne, kes on Eesti kuulus laulja, tema tüktar Mallika Koel oli minu võimlemisõpetaja. Ja kuna mind jälgisid kogu aeg tegelikult kaamerad, siis ma arvasingi, et see on tegelikult normaalne, et mind filmitaks ja tegelikus elus ma kujutasingi ette, et minu poisikluti fantaasia on ju piiritu, et mind filmitaks ja ma olin edev. Kuidas sinus on lood edevusega, kui edev sa inimesena tegelikult oled? Aastatega on seda edevus natuke vähemaks läinud, ma olen natuke mugavamaks läinud, kui ma näen mingeid kortse juba, magamiskortse, siis ma ei mõtle enam, et mis kreemiga neid ära saada või mida, et las nad olla, et väiksed kortsud lisavad sarmi, nad ei löö veel alarmi. Ja isegi kui mul mingid rinnakarvakesed hakkavad juba kasvama, siis ma kohe neid ära ei aja. Las nad olla, mõnele meeldib. Aga üldiselt jah, et nagu seda edevust on vähemaks ja ma ei ole enam niivõrd suur põdeja. Tegelikult vanasti, kui ma pidin kuskil klubis esinema, siis vahepeal isegi 5 päeva varem ma juba kartsin, et huvita, kas ma ikka saan hakkama. Praegu ei ole seda, et isegi 5 minutit varem hakkan mõtlema nagu kas ja mis ja. Et ei ole enam sellist nagu, tegelikult eks edevus on ikka sees, aga see on nagu rohkem nagu selline chill värk, kiiksuga edevus, et ma lihtsalt nimelt panen mõnikord nii palju postitusi sinna ülesse. Me teame sind inimesena, artistina, kellele meeldib glamuur ja sära, kellele ei meeldiks ju minule meeldib samamoodi. Su tutvusringkonnas on palju kuulsusi, nii Eestis kui välismaalt. Kuidas te tuttavaks saite ja kas te suhtlete nendega muidu veel? Sa mõtled glamuursete inimestega või? Ja, või kuulsusi? Need ei olegi väga nüüd, mis nad glamuursed tegelikult ja mulle meeldivad glamuursed inimesed, nad annavad mulle energiat. Selles mõttes, et siis ma olen ise ka rohkem sirgem, kui ma neid vaatan, muidu ma lasen ennast lojuks. Tegelikult, et jaa, aga ei ole nii palju mul neid glamuurseid inimesi nagu tuttavaid. Tegelikult mina ju teen nad siin Eestis glamuurseks, jaa, aga need välismaal nemad, ma ei tea. Aga Eesti on tegelikult ikkagi meile ju väike maa. No jah. Eks ole, kui ma mõtleme, et kuidas muusikainimesed seal kõik ära mauvad esinema, no ma mõtlen, meie oleme siin oma kategoorias, on need teised, et kuidas kõik mauvad ikkagi iga nädala lõpul ära kuugi erapeole.
et ma mõtlen ka seda, et kuidas selliseid klubisid veel üldse on ja kuidas kutsutakse, aga tegelikult kellel läheb väga hästi on Nancy, temal on väga palju tööd. ja teine asi ka, kui me ikkagi vaatame tegelikult strippar Markot või meelelaudajat, on tegemist tegelikult siiski avaliku elu tegelasega, kes esineb, teeb tervitusvideosid ja see küsimus ka, mis on mind alati mõelnud, et kummad nagu esinemised sulle rohkem meeldivad, kas sellised intiimsed väikse seltskonnaga erapeod või suuremad peod avalikud? Oleneb, et tegelikult ei olegi isegi vahet. Tegelikult need intiimsed peod on isegi mõningad raskemad võib-olla. Et siin eelmine aasta ma käisin nagu jõulude ajal seal Valgas ja seal venelastele olid nagu kurjad plaanid, see bänd. Ja siis olin mina ja venelased ei teadnud, kes ma olen. Ja siis ma tulin oma selle Kreeka Jumalannaga ja spordipäeva selle loo Fallosega ja siis ma muutsin selle Fallosa ära, et ma hakkasin hoopis tegema seda Leontjevit seal järele ja vot siis nad alles nagu läksid. Ma hakkasin vene keeles rääkima. Nad ei saanud aru, kes ma olen väga nagu ja miks ma seal olen. Et nagu mingi onu tuleb läikivate riietega, väga napis riietuses, läks ühele naisele sülle kohe ja siis pead nagu, sa pead vaatama publikut. Lihtsalt minul on ka kõige vanem klient olnud 85, sul on vist vanem veel olnud. Ja mul oli vist kuskil 90 või mis ta oli, kus me käisime kuskil Janariga esinemas talle. Erapidu oli see, ma mäletan. Et ta pidi ka istuma, ega ta ei seisnud. Nii et... Aga tegelikult minul oli üks 85-aastane veel ja tema tellis ise mind. Tema tahtis naistripparit ka ja siis tema oli väga energiline. Ja siis oli niimoodi, et tema väga plaksutas, aga teised olid šokis seal. See oli muidugi 15 aastat tagasi. Teised olid šokis. Aga tema, issand, kui tublit te olite, on ju. Ja siis teised olid nagu niimoodi. Millega see seniilne mutt nüüd hakkama sai, on ju. Aga praegusel hetkel oled sa ikkagi oma selles erootilise tantsu mastaabis jäänud tegelikult Eestis number 1. Sul ei ole konkurente, nii et sa võid tegelikult olla õnnelik. Ma ei ole ju strippar tegelikult. Ei, seda aga ikkagi laulu erootilise tantsuga oled sa ainuke, kes teeb meestantsi. Aga sina ju ka tantsid ju poolpaljalt tegelikult laval. Ja särgi võtan ära, seda Eiki veel ei tee. Eiki ma võtsin nüüd uues videos täitsa poolpaljaks tegelikult. Et need naised on ära kaadnud, strippi teevad, nii et sa võid olla õnnelik, sul on see oma publik jäänud. Super, mul on hea meel tegelikult ka teise üle, mis sest, et ta teeb sama asja kui Miia, mul on hea meel tegelikult. Ei, ma ei ütleks, et tegelikult ega ma nüüd ei ole ju ainult enam strippar tegelikult. Sa oled ikkagi muusiklaul ja meelelautaja. Tegelikult kuidagi see stripp oli minu jaoks nagu igav, mida ma tegin vanasti. Et see DJ mind üles ta kuidagi pakkus mulle aastal 2010 sügis, et sa võid hakata laulma ka. See tuli jumal, ei. Aga siis ma olin äkki nõus ja ma ei kahetse seda. Absoluutselt ei kahetse. Jaa, me kuulsime nüüd sinu eluteest, artisti käikudest, tegemistest ja kogu sinust, miks sagi oled selline meil. See oli väga huvitav. Aga teile, kallid televaatajad, me täname kogu südamest, et vaatasite minu podcast show'd. Miks sa oled selline? Kuidas see Marko tundus? Tuli see välja? Lihtne, humoorikas, kohati konkreetne. Sina pidasid ennast väga hästi üleval seekord. Ja Kama Rebane ei pidanudki seekord sekkuma. Igal juhul ma tänan, suur tänu, suur meelelautaja, strippar Marko Tasane. Aitäh sulle tulemast. See oli suur au. Aitäh. Elagu Marko. Tänud. Suured tänud, et vaatasite podcasti. Ja nüüd on aeg vaadata ka minu muusikavideot, kes veel ei ole näinud. Ja ka seal osales muideks Arnold Oksmaa. Ega midagi. Head vana aasta lõppu ja head uut aastat teile.